üle-eelmisel aastal oli mul eesmärk teenida 100 eurot tunnis, et iga tund, mis tegelen oma pulmafotograafiaga, tooks minu ettevõttele siis vähemalt 100 eurot sisse. Väga hea! Ja ma uskusin, et see võimaldaks mul nagu teha vähem tööd, aga kvaliteetsemalt, jätta rohkem aega teistele olulistele asjadele mu elus. Lõpus siis kuuled, et mitu eurot ma päriselt tunnis teenisin. Aga mul tekkiski kohe hulk loogilisi ideid, mida ma võiksin Rosenwald Photographis muuta, et seda eesmärki saavutada. Näiteks välja trükitud piltide hind oli teiste fotograafidega võrreldes päris madal. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma tõstan seda 20 prossa, siis see tooks mulle potentsiaalselt 1000 eurot aastas juurde. Ja siis mul oli hulk ideid, et kuidas nagu efektiivsemalt tegutseda, näiteks automatiseerida slideshow'de tegemine või proovida vähem ebavajalikke pilte pulmas teha. Aga tead, kui ma olin kõik need erinevad võimalused nagu niiviisi ritta pannud koos summadega, et mida nad aastas mulle potentsiaalselt kasu tooksid, siis ma olin väga üllatunud. Sest et ma arvan, et ma ei oleks seda üldse osanud oodata, et see võiks kõige kasulikum asi olla. Hakata pulmades rongiga käima. Võib-olla mõtled, et okei, mida värki, et kuidas see nagu kõige kasulikum on. Ja mul oli algul sama küsimus, aga kui ma seda nagu veel lähemalt analüüsin, siis ma mõistsin, et sellel on väga palju plusse. Ja kõige suurem kasu tulebki sellest, et ma ei pea rooli keerama, vaid ma saan rongisõidu ajal tööd teha. Näiteks, kui ma sõidan Tallinna lähedal toimunud mingist pulmast rongiga tagasi, siis selle 2 tunni jooksul ma valin juba nagu kõik õnnestunud fotod välja. Ja ma arvutasin, et kokku hoiab see aastas umbes 50–60 töötundi kokku, mis mulle nagu endalegi üllatuseks tähendas seda, et see aitab mind nagu kõige rohkem lähemale sellele 100 eurot tunnis eesmärgile. Ja sellega boonused ei lõppe. Ma avastasin, et väga paljudel juhtudel on ka tegelikult nagu minu otsene transpordikulu tegelikult väiksem, kui ma liigun rongi või bussiga suuremasse linna, võtan sealt omakorda siis Bolt Drive'i, Citybee või Autolevi auto, et siis lõppsihtkohta jõuda. Minu lemmik on Bolt, eelmisel aastal ma sõitsin nendega 146 korda. Päris palju. Kui arvestada enda auto kuluks ainult kütus, siis võrdluses muidugi tundub, Bolt Drive on kallis. Aga kui sa paned enda auto juurde liisingu, hooldused, kasko, remondi, parkimise, pesemise, automaksu, et ilmselt sa saad aru, kuhu ma sihin. Et sa leiad netist autokulude kalkulaatori, kus sa saad nagu enda auto tegeliku kilomeetri kulu teada. Ja veel lisaks, kui mina lähen ühistranspordiga, siis minu auto jääb naise kätte, kes saab samal ajal lastega paremini liikuda linnas ja me ei pea 2 autot üleval pidama, mis on nagu meeletu kokkuhoid meie pere jaoks. Nii et nii lihtne muudatus hoidis kokku mu aega, raha ja võib-olla, mis veel nagu suuremas pildis veel olulisem, see hoiab kokku meie planeeti ja keskkonda. Oled sa mõelnud, et kui palju sinu ajast kulub transpordi peale? Ja muidugi on olukordi, kus ongi kõige mõistlikum lihtsalt enda autoga kohale sõita. Näiteks kui sul on vaja lastega kuhugi minna või hästi palju asju kaasa vedada või mingid kaugemad kohad, kus lihtsalt autorendi teenused ja ühistransport ei toimi. Ja kui sa ütled, et sõitmine on minu lemmik tegevus, et siis see on ju ka täitsa okei. Aga võib-olla oled sa kinnini natuke nagu mina olin selles vanas mõtteviisis, et kui mul on kuhugi kaugemale vaja minna, siis ma pean kindlasti sinna enda autoga ise sõitma. Sest et kui ma tegin reaalsed arvutused ja nägin, kui palju parem lahendus on võimalik, siis enam ma ei kujuta ette, et ma tahaksin tundide viisi tuimalt rooli keerata ja selle eest nagu peale maksta ja siis koju jõudes hakata tegema seda tööd, mille ma oleksin saanud juba rongis ära teha. Ehk siis maast leitud aeg, mille ma saan investeerida näiteks perega koos olemiseks. Maailm on muutunud, aeg on võtta oma produktiivsed tunnid välja ja paar kiiret nippi, mis aitab sul transpordi aega kõige paremal viisil kasutada. Mõtle enne välja, mida sa plaanid rongi või bussisõidu ajal saavutada. Olgem ausad, 2 tundi tuimalt Instafeedi või uudiseid rullida ei ole just kõige produktiivsem variant ja kui aus olla, siis mul juhtub seda ka ikkagi päris tihti, nii et väga oluline on panna enne plaan paika. Või võib-olla sa tahad võtta aega lihtsalt puhkuseks ja mõnus filmi vaadata või uinaku teha.
taaskord autoroolis sa seda teha ei saaks. Investeeri esimesse klassi, eriti rongis, see on ainult mõni euro kallim, aga sa ei pea muretsema, et kas sa saad endale nagu sobiva koha. Minu lemmikkoht rongis on number 22. Saad ka kiirema neti, kuigi Elron, Tallinn, Tartu liinil jätkuvalt net on päris halb, nii et kui sa pead tegelema mingite asjadega, mis nõuavad nagu normaalset kiiret netti, siis Lux Expressi buss on võib-olla parem valik. Võib-olla ei ole sinu jaoks transpordi teema nii relevantne ja siiski ma olen üsna kindel, et ka sinu elus on neid võimalusi, kust üsna lihtsa vaevaga sa leiad aega, mida sa saaksid investeerida sinu jaoks tõeliselt olulistesse tegevustesse. Ma ei tea, mis see sinu jaoks on. Võib-olla on see palgata tudeng iga laupäev enda kodu koristama, et saaksid selle pool päeva enda perega midagi ette võtta. Võib-olla sa kulutad nagu mõttetult iga paari päeva tagant aega, et käia poes, kuigi sa saaksid teha kord nädalas e-tellimuse, mis on ülipalju odavam ja ka kiirem. Võib-olla sa maksad käsitsi arveid, kuigi tegelikult saaksid seda väga lihtsalt automatiseerida e-arvet abil. Ja mis sa siis arvad, et kas ma saavutasin oma eesmärgi teenida 100 eurot tunnis? Jah, ülinapilt. Keskmine tunnipalk ettevõttele tuli 100 eurot ja 74 senti. Ja seda aitasid saavutada mitmed muudatused, aga üks suurimaid oli see, et ma ei raisanud enam oma aega mõttetult autoroolis tiksudes. Ja ma loodan sind siis Tartu Tallinna Elroni rongis näha kohal number 21, sest ma ise istun juba kohal number 22 ja siis me ütleme tere, saame tuttavaks ja võime siis terve tee rääkida, et kui produktiivsed me ikka rongis oleme.